vestlusring üliõpilastega. Ehk siis nüüd on see, et kui te ei usu mind ja Jaaku, siis meil on täiesti vabatahtlikult on tulnud siia mõned tudengid, kelle ainehinded ei sõltu sellest, mida nad siin räägivad. Ma ka ära ei lähe, ma olen siin edasi. Ja ta kuulab, et räägitakse õiget juttu ja vastab teie küsimustele. Nii, ja täname Jaaku. Esitleme siit Anette. Anette õpib magistri teisel aastal informaatikat. No suurepärane. Kevadel kaitseme? Ja, muidugi kaitseme. Kaidi õpib? Andmeteaduse magistri 1. aasta. Suurepärane. Sina veel ei kaitse kevadel, ma aiman. Ja Karl Kristoffer? Mina õpin informaatika pakat. Ja esimest aastat. Vaat, see on. Tema käest siis saate kõige ausamad vastused. Nii. Oot siis. Ma vaatasin, kuidas oli tudengipõli. Te võite vaadata, mul on fotoillustratsioon, võite ka sealt teest vaadata. Tudengipõli esimene kursus. No mina tulin Pärnust, ajad olid ka keerulised, üsna kokkuhoidlik oli see värk kõik ja ei olnud nii, IT ei olnud nii fancy veel, eks ole. Et kui te täna olete nüüd tulnud õppima, siis kui palju teie jaoks määrab see reputatsioon või see õhkkond või see aura kogu selle informaatika ja IT ümber seda, et miks te seda teete, kas see on oluline? Ma ei tea, kas just see aura on oluline või noh, ma tahaks uuesti kinnitada seda juttu, mis me sellest Delta keskusest oleme rääkinud. See nagu see ühine koosolemine, võimalused tudengil seal samas hoones olla, sa lõpetad tunni, sa tead, et sul on vaja projekti teha, sa broneerid ruumi, lähed sinna koha peale. Et see on mingi osa, mis nagu oli kindlasti oluline. Ja võib-olla mis just informaatika puhul, kui rääkida sellest, kuidas mina informaatikani jõudsin, siis üks osa sellest oli see, et ma tegin läbi sellise kursuse nimega tehnoloogia tarbest loojaks. See on lihtne Pythoni algkursus ja seal sa saad lahendada selliseid esmaseid programmeerimisülesandeid ja see tunne, mis seal tekkis, kui sa jooksutasid koodi ja see toimis, see oli kõik õigesti. See tunne oli see, mis nagu mingil määral tõi mind informaatika. Kus sa seda kursust tegid? Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikooli kursus. Kus sa ise olid sellel ajal? Gümnaasiumis. Kevadel gümnaasiumis. Ehk siis võimalus enne reaalselt ülikooli astumist saada kogemus informaatikaga ja selle tundega, mida see võib-olla tekitab. Ma tulen kohe Kaidi ja Karl Kristoffi juurde tagasi. Oluline on siin nagu see punkt, et kui ma mõtlen teie peale siin ruumis, siis mõned teist on progenud, ma arvan, 10 aastat vähemalt, võib-olla. Võib vabalt olla. Mina olin selleks ajaks, kui ma ülikooli läksin, olin ma kirjutanud, programmeerinud umbes 7 aastat. Ma sain 11 aastaselt Commodore 64 ja seal hakkasin Basic'ut kirjutama. See oli väga ebavõrdne sellel ajal, sellepärast, et inimestel polnud nii palju arvuteid ja no mul tuli see progemine veidi paremini välja ja siis me leppisimegi mõnede kursakaaslastega kokku, et ma nagu andsin neile vahepeal nõu ja siis nad püüdsid mulle seletada, kuidas matemaatiline analüüs käib. Et teie seal siis, paljud teist on juba tegelikult oma esimesed programmid ammu kirjutanud ja mõtlevad, et nüüd peaks õppima midagi juurde. Raudselt. Ja tõstame julgelt käsi. Ja 3, 4, väga hea, tuleb. Teie saate kindlasti, ma ütlen siit midagi sellest kohast, aga kes teist ei ole kunagi varem ühtegi programmi kirjutanud? Teiega läheb ka väga hästi. Sellepärast, et tema seal keskel ka ei olnud. Ühtegi programmi varem kirjutanud. Ja pärast programmeeris küll. Nii et selles mõttes ongi nii, et see ei ole vahe, et see, et kui Anette räägib teile sellest kogemusest, siis kui teil seda ei ole, siis teil läheb ikka hästi. Nii, aga ma Kaidi, ma ei anna alla selle reputatsiooni teemal. Kui sa, ma nüüd ei tea, kas su pereliikmed selle üle, kui sa õpid informaatikat, andmeteadust, kas nad saavad sellest aru, kas nad kiidavad seda heaks, kas nad saavad aru, mida sa teed? Ma olen huvitav inimene, kellel seda küsida, sest minu vanemad õppisid programmeerimist. Aga ma õppisin bakalaureuses, õppisin haridusteadusid ja mu vanemad olid väga õnnelikud, kui ma ikkagi otsustasin magistrisse tulla IT-sse. Et mingil määral on see ju ikkagi alati kindlam ja võimalusi on rohkem. Võimalusi on väga palju. See on tõsi. Ja nüüd
Karl-Christopher, kas sul on ka veel võimalusi? Ma lugesin hiljuti lehest, et kõik ei saa enam kohe praktikale. Et kas sa oled mul tulnud muret selle pärast, et informaatikat õppima tulid, et sellest ei tuleks sulle rõõmu hiljem? Mingil määral kindlasti, aga ma arvan, et kõik, kes on juba lapsepõlves programmise kõigega tegelenud, siis neil on mingil määral ego olemas, nemad arvavad, et nemad saavad niikuinii hakkama ja ma ütlen, mina olen üks neist, aga mulle meeldib mõelda, et need inimesed, kes proovivad, nemad saavad alati hakkama ja isegi kui sa ei saa kohe praktikale, siis mingi võimaluse ennast tõestada leiad sa niikuinii. Okei. Jah, sa oled see näide sellest, kes on juba ammu progenud. Mida sa siis ootad ülikoolilt, et mida siis ülikool sulle anda saab? Kui täiesti ausalt, siis tegelikult ma ei ole enne ülikooli nii palju progenud. Ma olen ainult natukene algeliselt Pythoniga kokku puutunud. Mingi kursus oli ja sain sisse ka selle arvelt, aga ülikoolid ma tegelikult ootangi lihtsalt põhjalikke teadmisi. Et GPT oli siin teema juba, see on selline asi, mis sind selliste algeliste programmidega aitab, aga mina tahaksin ikkagi midagi suuremat kirjutada. No siis tarkvaratehnika. Kuulge, aga kuidas te hakkama saate? Mul on mälupildid esimesest kursusest. Oli suhteliselt traagiline vahepeal. Ained mõned olid rasked. Ma kooskõlastasin ära teiega, et mõned ained, mida mina õppisin esimesel kursusel, neid teile enam ei õpetata tänapäeval. Okei. Aga ma saan aru, et meil oli mingid suured vikatid, mis esimesel kursusel kõvasti lõikasid, nii et esimene aasta meil oli natuke nagu täiendav sisseastumiseksam. Et kui sa esimese aasta üle elasid, siis edasi läks lihtsamalt. Kas ained on rasked esimesel kursusel? Ja võtame palun järjest, Karl-Christopher alustab. Sõltub jälle, kui palju sa oled kokku puutunud. Ma tegelikult ei ütleks. Python jällegi on selline asi, nagu kui sa oled minu moodi gümnaasiumis natukene tegelenud, siis saad juba teha e-eksam ära, saad omal selle aine tasuta kirja. Läheb iga korda ja kõik. Matemaatika on selline, mis sõltuvad, mis koolis sa tuled. Mina ei tulnud kõige paremast, minul ei olnud maatriksid ja funktsioonid ja kõik nii hästi selged, aga see on selline asi, millega saab ikka hakkama ja ma eeldan millegipärast, et pooled või rohkem on siit juba kokku puutunud. Sisseotse-reala on hea aine. Ma ütleks, et tasuta, aga muretsema ei pea. Õhku annab sulle selle vibe'i nagu kätte. Ja, öeldakse, mida oodata nagu sellest IT-maailmast. Ja siis sul on veel operatsioonisüsteemid, õpid ära, mis asi on Windows, Linux, paar alternatiivi, millega sa väga palju kokku ei puutu. Ja siis, mis meil veel on? AR, arvuti arhitektuuri riistvara. Saad natukene rohkem teada arvuti füüsilisest poolest. Aga kui sind need teemad huvitavad, siis ma ütleks, et see otseselt raske on, vaid lihtsalt võtab aega. Mis tüüpi õppija sina oled? Kas sa õpid üksi või kellegagi koos? Ma ideaalis tegelikult, mul oli vahepeal mõte küll panna mingisugune õppegrupp kokku, aga tegelikult mina õpin üksi. Sul on väga palju iseseisvust, rohkem kui gümnaasiumis isegi, kui sa oled ülikoolis. Tõsi. Ja selle kohta te võite mul hiljem küsida, siin ma ei oska näiteid tuua peast. Väga hea. Aga teil kuidas läks, Kaidi? Mina ei ole teinud informaatikat. Aga praegu, sa tead, esimesel kursusel tulid uut asja õppima. Võiks arutleda, et sa tulid uut asja õppima pakast magistrisse. Sa oled ka nagu vette visatud teises keskkonnas. Kas mõni aine on raske? Iga aine on omamoodi. Iga aine on omamoodi raske. Et selles mõttes bakalaureusel magistril on ikka vahe sees. Et bakalaurus annab sulle väga palju maailmapilti, väga palju sellist üldist teadmist, magistrisse juba teed oma selle spetsiifilisema valiku, mida sa tahad õppida ja kui sa tahad seda õppida, siis sa oled palju rohkem nõus selle nimel pingutama ja seega palju rohkem sinna vaeva sisse panema. Okei. Mis on kõige keerulisem aine? Ma tean, et sa ütlesid, igaüks on eraldi raske. Aga... Andmeteaduse meetodid on hetkel kõige keerulisem. Kes õpetab? Meelis Kull. Ta on teoreetiline. Ma olen ise praktika inimene rohkem. Oli küll, jah. Meelis pani mulle esimese hinde, mis mul oli alla C. Mul läks natuke paremini. Okei. Ja. Ei ole hullu, saame hakkama. Ja nüüd, kus sa oled juba hakkad kaitsma minema, siis ained vist ei ole enam teemas väga, aga räägi, kuidas... Homme on veel viimane postri kaitsmine, aga jah, siis on alles lõputöö teha. Aga kuidas on ainetega olnud? No, kui ma mõtlen tagasi bakaajale, siis tõesti minu jaoks ka matemaatika oli natuke raske, aga siin võib-olla siis tuua välja seda, et on suhtlus tudengite
ja nii-öelda õppejõudude vahel, et õppekava on vahepeal ümber tehtud siis, kui mina seda tegin. Matemaatikaaineid on laiali jaotatud, nii et sul on ainult üks semestris, et selles osas toimub suhtlus selleks, et tudengite elu paremaks teha ja kuulata tudengeid, kuidas nendel on olla. Et selles osas näiteks on koostööd tehtud. Aga kus sa rohkem tuge saad? Kas sa saad rohkem tuge nagu ütleme, võib-olla tegelikult Karl-Kristof, sina, sa oled nagu kõige värskemalt tulnud. Kui sa tead, et mingi asi on raske, siis mis sind aitab? Kas ülikoolil on sinu jaoks mingid teenused või sa leiad nagu kursuse pealt kellegi, kes sind aitab? Mulle meeldib mõelda, et ma olen hästi iseseisev, aga kui mul on abi vaja, siis on meil näiteks, ma hakkan natukene siin reklaamima, aga tudengiorganisatsioon MITS, milles mina osalen, mina küsin päris palju sealt abi vanematelt õpilastelt, kes on kõik väga abivalmid ja annavad mulle igasuguseid nippe. Okei, sul on oma klubi, väga hea, aga kui sul klubilises tegevuses ei ole osalenud, siis kas sul on midagi välja ka pandud praegu või? Kas mõtled kooli poolt? Jah. On küll. Lihtsalt mina isiklikult nendega ei ole nii palju kokku puutunud veel. Natuke liiga värske, et neid kõiki peast hakata listima. Nii, aga keegi teine oskab rääkida, et mis sa aitab sind, kui sa oled saabunud õppima ja sa tunned ühel hetkel, et tegelikult laine lööb pea kohal kokku? Üks võimalus on mentorprogramm. See on siis viis rohkem võib-olla suhtlusgrupi leidmiseks ja tutvuste leidmiseks, sest kuna on 200 pluss tudengid, ilmselgelt sa ei saa kõigiga parimaks sõbraks. Ehk siis see on viis sellise kogukonna leidmiseks. Siis on edasi tuutorid. Kui sul tõesti on mingi spetsiifilisema teemaga vaja abi, tuutorid on need, kes siis akadeemiliselt aitavad. On tudengiorganisatsioonid, nagu sa juba mainisid. Siis ka, sa mainisid sissejuhatus erialasse õppeainet, seal olen mina seminari juhendaja ja seal ka me üritame luua sellist keskkonda, et sa tead teiste nimesid, sa julged küsida, sa julged rääkida, et võib-olla see on ka viis, et kuidas seda kogukonnatunnet luua. Et sul tekivad inimesed, kellega koos ülikoolist nii-öelda läbi minna. Küsida julgemine on hästi oluline. See on küsige. Päriselt. Mul on vahel, kui ma ise loenguid käin tegemas, siis ma räägin vahepeal mingi hunniku juttu ära, seletab, kuidas mingid asjad on. Ja siis ma küsin, et küsimusi on. Siis keegi ei küsi mitte midagi. Siis ma teen lihtsalt sellise kurja triki, et ma ütlen, et nüüd sina küsid ühe küsimuse. Palun. Küsi üks küsimus. Sul tegelikult on see olemas. Kui ma palun, et sa küsiksid küsimuse, siis sul on see olemas. Teeme harjutuse. Väga hea küsimus. Kui sa informaatikas ütled, siis üllatavalt suur number, isegi esmakursused kasutavad tegelikult juba. Ma tean 2 inimest, kes on mingid rämedad häkkerid, kasutavad Arki ja reklaamivad ennast sellega. Nii. Isiklikult mina nii palju ei kasuta. Aga tõstame nüüd käed, et kellel on Linux siis ikkagi. Sul on Linux? No mul on dual bootitud. No näed, dual bootitud. See on 1,5 Linuxit umbes. Aga mis see sul Windowsiga dual bootitud? Ja millegi muuga oleks põnev dual bootida seda, see on keeruline ehitada. Ja ma lasen Temple OS-i peale. No näed. Nii, said, ma loodan vastu. Ja näed, me saimegi targemaks ja sa said relevantse vastuse. Ehk siis, kui te lähete ülikooli, palun küsige. Ma arvan, et suurem osa õppejõududest, Jaak, sa naudid, kui tudengid küsivad või? Ja arvutid antakse ka ülikooli poolt kasutada. Ja väga hea arvutid. Väga oluline asi, et sa saad tegelikult selle, kõik saavad võrdselt pinnalt korralikud kvaliteetset tööarvutid. Ma pidin arvutiklassis käima. Seal oli Solaris, see on veel retro märk kui Linux. Aga seal Doom töötas, nii et elu oli hea. Okei, nii. Ehk siis, aga kas sulle meeldib, kui sul loengus küsimusi küsitakse? Absoluutselt. Näete, minge palun ülikooli ja luge, küsige küsimusi. Nii, ma tulen ikkagi tagasi selle asja juurde, et ma oska öelda, kas teeme kiire jälle, tõstame käed, kas teil on midagi, mida te kardate ülikooli juures võrreldes sellega, mida te praegu teete? Tõstame käe, kui on midagi, mida te kardate. Halvasti küsisin küsimuse. Jaa, tuleb. 3, 4, 5 inimest, 6 inimest. Selge, mingid hirmud on olemas. Kas mõne asja loetlete, julgete välja ka öelda või? Sul käsi ununes üles. Ani, palun. Ma arvan, et sellele võin mina vastata. Mina õppisin bakalaureuses täiesti teist eriala
tegin küll informaatika kõrvaleriala sinna kõrvale, sest et ma gümnaasiumis õppisin programmeerimist ja mulle see isiklikult istus. Ja magistris tegisin täieliku kannapöörde olukorras, kus bakalaureus annab mulle siiski väga palju juurde praegu IT-õpingutes ja ma absoluutselt ei kahetse seda. Kuigi ma ei läinud õppima seda eriala edasi, ma ei lähe sellel erialal ilmselt tööle, aga bakalaureus on piisavalt üldine, et kui sul on vähegi huvi selle vastu, mida sa õpid, siis ta midagi ikka annab. Ja alati on valik vahetada. Eestis on see tore reegel, et kui sa oled alla 1,5 aasta õppinud, siis sa saad tasuta minna tahtsin just kiita, kuivõrd hea elu on Eestis veel. Ma ei tea, kui kiiresti see seadus ära muudetakse, aga kuniks ei muudeta, siis ongi täpselt nii, et see, mis ta ütles 1,5 aastat. Mul vend alustas füüsikas, siis ta läks aega teenima, siis ta tuli tagasi, siis ta tegi ära arvutitehnika peaaegu lõpuni. Siis talle tuli meelde, et ta on eluaeg tahtnud arstiks saada. Ja täna on ta perearst Tartus. Nii et läks edasi. Ehk siis selles mõttes, et ärge mõelge sellest, kui miski... Muide, kui sa oled perearst, siis osutub, et arvutitehnika haridus, jumala kõva sõna. Sellepärast, et sa esiteks sul on natukene, sa oskad nagu raha lugeda, mis on perearsti äris üsna oluline. Ja tehnika, kogu see tehnika tuleb sulle naturaalselt. Nii et selles mõttes mitut eriala korraga õppida, järjest õppida, vahetada millalgi, kui sa tunned, et nüüd on vaja, siis jah, palun. Et see on üks asi, mille kohta saame raudselt. Ma ei saa su hirmu ära võtta, aga ma saan leevendada seda. IT on ka üks parimaid erialasid, mida teiste kõrvalt õppida, sest annab igale asjale juurde. Jah, oluline on lihtsalt see, et kui sa teed väga palju asju korraga, siis öötunde võib jääda väheks ja siis nagu läheb raskeks mingil hetkel. Aga see on vist see aeg, kus tuleb tööd teha. Nii, nüüd mis on number 1 soovitus, mida te tahaksite veel anda täna, kui te teaksite, et te lähete sügisel õppima, siis mis oleks kõige olulisem asi, mida te tahaks endale kaasa anda tänase teadmise põhjal? Sa vastad viimasena, Karl-Kristoffer. Jaan, ette alustab. Kõige olulisem asi. Võid 2 ka öelda, kui 1. Ei tahaks nagu korrata. Tõesti see küsimine. Nüüd, kus sa juba seda rohkem ka mainisid, tõesti, et küsida küsimusi. Seda siis nii veel gümnaasiumis, kui kes siin on gümnaasiumis, et olla julge. Ja võib-olla siis ka sellega kokku käivalt käige kohal. Käige päriselt loengus kohal, mitte tehke kõik online. Et kui see võimalus on teile antud, kui kõik ei ole juba salvestatud, siis minge kohale, nähke teisi inimesi, teil on kohe see võimalus küsimusi küsida, te saate sellist sotsiaalset elu rohkem, et ma arvan, see on üks asi, mida meeles hoida, et informaatika kipub olema selline asi, mida sa saad online teha ja ükskõik kust, aga ikkagi mitte ära kaotada seda inimkontakti selle juures. See on sellepärast ka oluline, et kõik see asi, millest Jaak rääkis, kogu see ülikooli hing ja kestlikkus, järjepidevus, sa tajud seda siis, kui sa tegelikult nende inimestega räägid ja seal majas oled ja sa saad aru, et see on tegelikult midagi suuremat, see on nagu institutsioon, eks ole. Et sa kohtad neid õppejõude, sa saad aru, mida nad teevad, sa saad aru, et tegelikult nad teavad paari asja veel peale selle, mida nad sulle praegu loengus räägivad, eks ole. Ja kui sa küsid midagi, mis neid tegelikult huvitab, siis sa näed, kuidas sära tuleb silmadesse neile. Siis nad räägivad sulle südamest võib-olla ära selle asja ja mina tea, äkki nad tahavad sulle sellest pärast veel rääkida ja sellest tuleb lõputöö nagu Kristol. Ja ehk siis see on jälle oluline asi. Nii, Kaidi. Jätkates Anette teemal, siis tundke huvi. Lisaks sellele, et lähete loengusse kohale, võtke võimalustes kinni, tehke need ülesanded ära, mida teile antakse, lugege neid materjale, mis teile antakse. Ma olen valusalt mitme õppeaine puhul arvanud, et see mind kohutavalt palju ei huvita ja pigem jätnud selle tahaplaanile. Ja siis 3 päeva enne eksamit avastanud, et päris põnev asi on, et oleks terve semestri õppida seda suurema huviga, mitte võtta ainult minimaalselt, vaid võtta nii palju kui võimalik sellest ainest. Ja teiseks kasutage võimalusi ka väljaspool kõik, mis tekivad ülikoolis. Ehk siis võtke kinni erinevatest konverentsidest, mis toimub Deltas tohutult palju, kus on alati väga huvitavad inimesed, kes tulevad rääkima. Võtke kinni võimalustest osaleda tudengiorganisatsioonide elus. Me kõik siin oleme Mitsi liikmed ja kõik võime kinnitada, et see on
annab meie tudengilule palju juurde. Mis asja liikmed? MITS, Ja mis matemaatika see MITS on? informaatika tudengi selts. Saimegi teada. Jah. Nii, väga hea. Tõlkimine ja tegemata. Juba minge, elage ja nähke. See annab ülikoolis tohutult palju juurde. See Mitsiga nali on see, et sellel ajal, kui ma seal käisin, oli see matemaatika, informaatika teaduskond ja teate, me tegime kogu aeg MIT nalju. Me käime MIT-s. Mic drop. Nii, palun. Minul sellist nagu elamissoovitusi väga ei ole, aga üks teadmine, mida sisseastuja kindlasti tahaks teada, vähemalt informaatika alal. Ma võin teile öelda, et kui te praegu võtate Pythoni ette, õpite väga algeliselt ära, siis teil on sissesaamine väga kerge. Ma eeldan, et see aasta on ka eksam olemas. Tõenäoliselt. Vastus on jaa. Eksamid, eelmist aastat omad on kõik juba väljas, saate need kõik üle vaadata, lahendused on ka olemas ja kui te juba oskate rekursiooni ja veidi oopi, ehk siis klassis kõik sellist asja, siis teie elu on väga kerge. Ma tõlgiks selle viimase osa natuke ümber. Tehke tööd. Et ärge lõigake. Mulle endale loengut ei antud, siis ma kasutan iga hetke, kui ma saan. Esimene kursus oli selles mõttes huvitav, et kui me tulime sinna ka sisse, siis meil progemisest ei saanud odavalt mööda, sellepärast, et inimesed ei osanud progeda. Matast sai odavalt mööda. Kõrgemas matemaatikas oli see, et kui sa viitsisid mingi eksami ära teha, siis sa said selles nagu hinde kätte ja siis sul üks aine oli semester vähem ja siis sa võisid sellel ajal tegeleda rohkem selliste tegevustega. Aga mis juhtus, oli see, et mitmed tegelased, kes tulid väga ägedatest keskkoolidest, esimesel kursusel ja esimene kursus oli neile natuke nagu eks. Neil ei tekkinud õppimisharjumust ülikoolis. Ja see oli päris traagiline, mis hiljem juhtuma hakkas. Sest et need ülejäänud inimesed, kes võib-olla ei osanud progeda, kes võib-olla integraalide võtmist vaatlesid, see on siuke kergelt Picasso värk, mis siin toimub, mitte nagu reegleid ei ole, see on kõik kunst, eks ole. Et nemad nägid rämedalt vaeva. Me tegime kodutöid meil oli siuke õpperühm, 4-5 inimest, 3-5, tulime õhtul kohale, vaatasime diskreetne matemaatika, okei. Kella 3 hommikul saime kodutööd tehtud. Keegi ikka mõtles välja, kuidas need ülesanded ära teha. Ja tead, GPT-d ei olnud jumalabiga, me pidime ise tööd tegema. Ehk siis, mõne vahepeal on tööd vaja teha. Aktsepteerige seda, sest on nii, see on vajalik, see ehitab teil peas need vastavad närvirakkude seosed üles, mille peale te hiljem ehitate oma startupid või kõik muud asjad, eks ole, või need suured IT-süsteemid. Ehk siis see õppimisharjumus on oluline ja seega ma soovitan tõesti teha kõiki neid asju, mida siin öeldi. Ja hiljem on lihtsam, ei ole tegelikult, siis kui ma läksin 4. kursusel Jaagu ainesse andmekaevandusse, et seal me ikka tegime kella 3 öösel kodutöid, aga ilgelt huvitav oli. Et selles mõttes nagu mida edasi, seda rohkem tekib seda sügavust, aga sul on need käsitööoskused tekivad nagu esimestel aastatel. Ühesõnaga see on see minu. Et tuleb aktsepteerida, et tuleb tööd teha. Et ei ole kohe nii, et saan IT-sse sisse ja see on wow, party mode on, eks ole. Ei ole sellist asja minu meelest. Nii, küsimusi. Väga hea, ma ei pea vabatahtlikustama kedagi, palun. Mul on 2 tükki isegi. Kõigepealt see vanna küsimus, et palju välja kukub pärast esimest aastat juba pakast siis peamiselt rääkida. Kui te oli 250 oli seal informaatikas, mis tuleb, et palju neid alles jääb? Ma nüüd ei tea, kes sellele paremini vastab. Mits teab? Ma võin oma aasta põhjal öelda, minu aastal kandideeris 220 või sai sisse 220 ja lõpetas 70. Tavapäraselt natuke madalam number, võib-olla üldiselt 80-90. Võib-olla see oli mingil määral mõju sellest, et too hetk olid need matemaatikained koondunud hästi õppekava algusesse ja ehk siis on 4 matemaatikaainet, 2 esimesel, 2 teisel semestril. Nüüd on iga semester 1 aine. Loodetavasti see leevendas, et siis võiksid need numbrid suuremad olla. Ma ei tea, kas sealt oskab kommenteerida. Ametlik statistika. Kindlasti on suuremad, et tegelikult on suurusjärgus kusagil 55-60% lõpuks saab diplomi. Vahel on anomaalseid aastaid, koroonaaeg oli väga keeruline ja nii edasi, et siin oli mingid asjad, mis ei mänginud. Järgmisel aastal see kohe hüppas jälle üles, on ju.
ja osa väljakukkumist on see, et osad lihtsalt ei hakanudki õppima. Et siis ei olegi midagi kellelegi ette heita. Et osad ei hakanud üldse õppima, osad mingil hetkel avastavad, et mu huvid on veidike teistsugused, vahetavad erialasid, need loetakse ka sulle nagu väljakukkumiseks sinu erialalt. Nii et jah, aga suurusjärk on, ma arvan, et meie tahaksime, et umbes 70% võiks lõpetada 3-aastase ja magistratuuris on veidike parem see lõpetamise protsent, sest sinna tulevad inimesed selgema plaaniga ja 2-aastane õpe tundub võib-olla veidike kiirem. Suurepärane küsimus. Sul oli teine veel. Jah, teine ka veel. See puudutab siis magistratuuri siis nagu õppima minemist. Et kuidas see spetsialiseerumine seal toimub nagu selles mõttes, ütleme, et ma olen informaatika erialal õppinud, teinud seal baka ära, siis ma otsustan minna magistrisse, samuti informaatikasse. Aga samas tuleb ka teistelt suunad, et tuleb inimesi sinna, kui väga rohkem seal siis saab spetsialiseerida, kui sinna tuleb võõraid inimesi jällegi juurde. Selleks on olemas õppeinfosüsteem, sa saad seda juba praegu uurida. Seal on kõikide erialade õppekavad välja toodud. Ja IT üks väga-väga suur pluss on see, et sul on seal tohutult valikuid. Et minu eriala on, mind parandatakse kohe, kui ma valesti ütlen midagi, aga 120 EAP-d ja ma arvan, kohustuslik on äkki 30 ja sinna siis tuleb otsa moodulid, mida ma saan valida 5-20 aine vahelt, mis huvi mul on. Et selles mõttes, et Arvutiteaduste Instituut on nii suur instituut ja seal on nii palju erinevaid huvitavaid inimesi, kes teevad nii ägedaid aineid, et kui keegi tuleb, näiteks mina tulingi informaatika kõrvale eriala pealt, ma tegingi läbi andmeteaduse osa ainult, ehk siis andmeteadusega ma lähen edasi sealt samas kohas, kus teised baka lõpetanud, aga kõiki teisi asju ma saan ka baka aineid järgi teha nüüd. Et selles mõttes, et neid valikuid ja on nii palju, et sa saad täpselt seda teed minna, mis sulle sobib ja sa saad juba esimesel aastal minna raskemate ainete peale üle, kui sa tunned, et näiteks Pythonit oled õppinud, teed programmeerimise üks eeleksimi ära, sa saad selle asemel, et sa mitte ei jätta ainet ära, vaid sa saad selle asemel juba võtta mingi raskema aine asemele. Et neid valikuid on tõesti palju. Kui neid küsimusi juurde mõeldakse, siis aastal 2003, kui ma pidasin ainet, siis korraga oli seal 40 noort olid aines, teksti algoritmid, üsna tempokas ka veel. Ja siis nad ütlesid, et mul oli kõik teised ained ära õpitud. Et loomulikult ma tulin seda õppima. Et 20 aastaga on asjad muutunud. Jah. 2 minutit. Lõppsõna. Ka Kristoffer. Alustaks pigem teiselt poolt. Ma loodan, et teil kel vähegi on huvi informaatika vastu esiteks, siis mingi informaatikat õppima. Võib-olla teil on võimalusi, kuidas seda katsetada enne, kui te võib-olla lähete ülikooli, et saate siin gümnaasiumi lõpus veel mingi maitse suhu, et teada, kas see teile tõesti sobib. Ülikoolis, nagu ütlesin, käige kohal. Teil on võimalusi erinevaid, aga jah, hästi, liigume edasi. Ma siis jätkan siin sõnumit, et huvi on kõige olulisem. Et kui sul on tõesti natukenegi soovi katseta, vaata, kas see sulle istub ja kui see sulle istub, siis IT on nii lai valdkond, et sa sealt leiad enda niši üles. Võib-olla sulle ei sobi Python, võib-olla sulle hakkab sobima Java, võib-olla sulle ei sobi keeled, võib-olla sulle see andmeteaduse pool sobib. Et kui sulle meeldib loogika, matemaatika ja selline reaalne mõtlemine, siis IT-s sa leiad kindlasti midagi, mis sinu ka teistele huvidele annab võimalused. Ma ütleksin nii palju, et tegelikult eriti meie IT-asjadega teil on juba praegu, isegi kui te ei ole üliõpilased, väga palju ligipääsu igasugustele Tartu Ülikooli koolilehtedele, kus on väga palju informatsiooni informaatika ja muude õppekavade kohta. Ning nojah, see on natukene enda tahte ja distsipliini küsimus, aga juba praegu on teil tegelikult võimalus väga palju nii-öelda ette õppida ja ette teha. Ja see on selline asi, mis mulle väga meeldib. Nii et kui teil on tahet, siis uurige natukene juba, mis täpsemalt siin informaatikas toimub ja te saate juba praegu tegelikult nii-öelda õppima hakata. Ja siis teil on tulevikus elu palju kergem. ois2.ut.ee, seal on terve hunnik asju, mida te saate vaadata ilma, et te peaks tudeng olema.
Te ei pea väga palju ette õppima, aga ei vaadake, pea, mis see aga potentsiaal. teil on see võimalus. Huvi pärast, paljud teist on teaduskooli kursuseid kunagi teinud? Väga hea, tubli, juba aitab. Kuulge, täname üliõpilasi Kaidit, Anettet ja Karl Kristofferi, aitäh!